Kallid õpetajad, väga hea meel on teid kõiki tervitada rahvusvahelise õpetajate päeva puhul. Täna toimub juba traditsiooniks saanud üritus ebatraditsioonilises vormis. Õnneks annab see ebatraditsiooniline aktuse toimumise vorm võimaluse pidulikust sündmusest osa saada hoopis suuremal hulgal õpetajatel, kui meie armas kultuurikeskus teid mahutada oleks suutnud. Tänase aktuse kõige olulisem osa on Rapla valla 2020. aasta õpetaja nominentide tutvustamine ja valla 2020. aasta õpetaja laureaadi väljakuulutamine. Aga nagu ühelt traditsiooniliselt aktuselt ikka ei puudu ka tänaselt aktuselt muusika. Teile esinevad Tea Paluoja laululapsed Patrik Sebastian Undi uute lauludega ja Rapla lasteaia Kelluke kooli eelikud. Hommikul kui üles taevasse tõuseb narusuine päikene. Hommikul kui silma tahti teen, kellukese lasteaeda olen teel. Mesilane lendab seal, kus meesikell lendab õielt õiele, mis teeb till-till. Minu rühma nimeks on meesikell. Ootamas sind õpetaja tark ja hell. Sõbrad juba ammu ootavad, mängida ja joosta loodavad. Niksu ja kraapsuten vahepeal, kallistuse saadan sulle, ole hea. Mesilane lendab seal, kus meesikell lendab õielt õiele, mis teeb till-till. Minu rühma nimeks on meesikell. Ootamas sind õpetaja tark ja hell. Vot nii! Kallid õpetajad, tervitan teid Rapla vallarahva poolt ja nimel. Teie panus Rapla valla kogukonda ja selle arengutesse on mõõtmatu. Meie ootus on, et Rapla vald oleks jätkusuutlik ja arenev ning et meie inimesed oleksid siin õnnelikud. Ja et meie piirkond, kuhu saab tulla oma peret looma ja lapsi kasvatama, oleks jätkusuutlik. Me kiidame, et maal on lastehoiukohti piisavalt ja siin on hea kasvukeskkond. Selle taga olete teie. Me kiidame oma alg- ja põhikoole, gümnaasiumi, kuna nad on kõik tänapäevased ja omanäolised. Selle taga olete teie. Me kiidame oma muusika- ja huvikoole, ka selle taga olete teie. Me teame, et õpetaja töö ei ole kerge. Seda enam, et maailm meie ümber muutub ja see toob kaasa täiendavaid kohustusi, mis tehakse ära vaikides ja jääb paljudel puhkudel tähelepanu. Kuid teadke, et olenemata liig vähesest kiitusest oleme me teile südamest tänulikud, et te olete õpetajad selle sõna otseses tähenduses. Jätkugu teil tarkust ja tervist anda edasi oma teadmisi ja kogemusi nii lastele, täiskasvanutele kui ka kogukonnale tervikuna. Palju õnne teile ja rõõmu ning sära teie päevadesse. Minu vend on isasus kukkunud ja õde vanema moodi. Murran pead ja kuidagi aru ei saa, kus kohas see pisike toodi. Ei ole tal ema lakke, ei ole tal isa nina. Ta hoopis erinev välja näebest vennast ja pole ka sootud selline, nagu peeglis mõrnitseb mina. Ta hääl kõlab kahtlaselt sootuks ja sõnu
kõik temaga kaasnevad veidrused alla. Minu vend on isa suust kukkunud ja õde on ema moodi. Murran pead ja kuidagi aru ei saa, kus kohas see pisike toodi. Mina ostaksin lilled ja külmanned talle. Mina ostaks ka lilled. ostaksin tulpi, mina ostaks roosid. Ja ma ostaksin talle uued prillid ka, kui tal vanad on katki. Äkki mingi kinkekaardi mingi kruiisilaeval. Õpetaja rõõmustab ka siis, kui talle ilus sinine kleit toodakse. Või lilla kleit. Või roosa. Või kui must diskokleit toodakse. Ja see oleks eriti lahe. Austatud Rapla valla haridusinimesed, lugupeetud õpetajad. On öeldud, et õpetaja mõju on igavikuline. Ta ei tea kunagi, kaua tema mõju kestab. See algab juba lapsele väiksest peale, kui ta läheb lasteaeda ja lõpeb, kui õpilane on täiskasvanud. Selle aasta õpetajapäev on erilisel aastal. Ilmselt ei ole kellegil meil meenutada sellist rasket, huvitavat, erilist aastat, mida on õpetajad pidanud koolis läbi elama. Suur aitäh teile selle eest Rapla valla poolt. Ma loodan, et te jaksate endiselt olla sama tublid, sama rõõmsad, sama targad, nii nagu te olete olnud oma igapäevases töös seni. Ja ma loodan, et see õpetajate päev on teile üheks väikeseks tänuks ja kingiks selle pika ja raske aasta eest. Ilusat õpetajate päeva teile! Vihma sajab ja sajab õhtust hommikuni. Mõtted on vihmamõtted ja uni, vihmauni. Ja jutt, mis ema loeb, on üks vihmamuinasjutt. Ja kurvast meelest tuleb, ei tea, kas vihm või nutt. Ega meie vihma ei karda, meie majal on katuspää, mis isa ise pani. Aga vihmal on iluse, kui unejutt on loetud ja tuleb unetund. See hääl siis suigutab meid nägema vihmaund. Vihma sajab ja sajab õhtust hommikuni. Mõtted on vihmamõtted ja uni, vihmauni. Kui unejutt on loetud ja tuleb unetund, see hääl siis suigutab meid nägema vihmaund. Enne, kui läheme tänase peateema Rapla valla 2020. aasta õpetaja nominentide tutvustamise juurde, heidame korraks pilgu ajas ettepoole.
teatavasti oli kevadel kõigil võimalik esitada kandidaate üleriigilisele tunnustuskonkursile Eestimaa õpib ja tänab. Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehe kaudu oli võimalik esitada kandidaate 31. märtsist kuni 26. aprillini kokku 12 erinevale auhinnale. On väga meeldiv tõdeda, et pakutud võimalust õpetajate tunnustamiseks kasutati hästi ära. Meie valla haridusasutuste direktorid ja õppealajuhatajad, õpilased ja lapsevanemad, hoolekogud ja vanematekogud, kolleegid ja pereliikmed esitasid 9 auhinnale kokku peaaegu 30 kandidaati. Maakonnakomisjon valis maakonnas esitatud kandidaatide seast välja erinevate auhindade parimad ja meie valla asutuste töötajatest osutusid maakonna parimateks. Aasta klassiõpetajad kategoorias Elin Kiin, kes esitamise hetkel töötas Hagudi põhikoolis. Aasta klassijuhataja kategoorias Tarmo Härma Hagudi põhikoolist. Aasta huvialaõpetaja kategoorias Anne Paluoja Rapla kesklinna ja Raikküla koolist. Aasta hariduse sõbra kategoorias Allan Kirspuu Hagudi põhikooli patrioodi ja patroonina. Üleriigiline komisjon valis Allan Kirspuu ka aasta hariduse sõbra kategoorias üleriigiliseks nominendiks. Palju õnne kõikidele! Mulle meeldib õpetaja juures see, et on nii ilus ja nad on nii ka targad ja nad õpetavad meid ja siis kui nad õpetavad meid, siis sellepärast ju lapsed targad ongi. Rapla valla aasta õpetaja nominendid on Annika Koitmäe-Pihl, Rapla kesklinna kooli matemaatikaõpetaja. Annika töötas varem Tallinna Tehnikakõrgkoolis materjaliteaduste lektorina. 2019. aasta sügisel liitus ta Tartu Ülikooli õpetajakoolituse programmiga Kogenud kooli ning oli terve õppeaasta vältel samaaegselt nii üliõpilase kui ka õpetaja rollis. Ta on ise Tartu Ülikooli veebilehele antud intervjuus maininud. Tööle lähen ma igal hommikul ootusärevusega. Kunagi ei tea, milliseks päev kujuneb. Kuidas õpilased tunnis käituvad, missugune on tundide tempo. Kindel on aga see, et mina annan endast igal päeval parima, et olla hooliv, hea ja entusiastlik, sest ma usun, et selline õpetaja saavutab õpilasega parema kontakti ning seeläbi paranevad õpilaste õpitulemused. Anu Siniroht, Kabala lasteaia põhikooli muusikaõpetaja. Anu on suurepärane muusikaõpetaja ja klassijuhataja. Ta on armastatud nii lastevanemate, endiste ja praeguste õpilaste kui ka kaastöötajate poolt. Kabala koolis on ta töötanud peaaegu 20 aastat. Anu usub, et kõik lapsed oskavad laulda, lihtsalt tuleb leida see sobiv stiil. Ta on laulma pannud nii lasteaia kui ka koolilapsed. Anu on valmis õpetama lastele, teda huvitavad pilli, flööt, klaver, löökpill ja nii edasi. Kabala koolis on Raplamaa ainus ukuleele, õpe ja ansambel Ukud ja leeled. Anu on aktiivne kogukonna liige, laulab kohalikus segakooris ja on üks selle koori dirigent. Õbrukese naisterahvana puhub ta Rapla puhkpilliorkestris kõige suuremat pilli tuuba. Iivi Vaiknurm, Alu kooli Kodila lasteaiarühma õpetaja. Iivi on suurte kogemustega lasteaednik. Hulga aastaid oma tööst juhtis ta Kodila lasteaeda. 2. juulil täitus Iivil 50 tööaastat Kodila lasteaias, mis praegu on osa Alu koolist. 50 aasta jooksul on Iivi saatnud kooliteele mitu põlvkonda Kodila lapsi.
tema käe all on saanud selgeks numbrid ja tähed, samuti laulud ja tantsud. Iivi peab lugu tervislikest eluviisidest ja organiseerib koos kolleegidega ka lastele erinevaid matku ning muid sportlikke üritusi. Iivi on töökas, kohusetundlik, lapsesõbralik lasteaiaõpetaja. Iiris Mõttus, Rapla Vesiroosi kooli bioloogiaõpetaja. Iiris on õpetajana töötanud pea 16 aastat. Vesiroosi koolis töötab ta jälle aastast 2017. Õpilaste arvates on ta hooliv ja tore õpetaja, kes muudab oma tunnid huvitavaks erinevate eksperimentide, viktoriinide, teemakohaste filmidega. Tundides kasutatakse palju paaris- ja grupitööd. Õpetaja toetab väga ka kooli vilistlastest üliõpilaste praktikat ning soovitab neile lisakursusi ja loenguid, toetab ja aitab neid läbida. Iiris on Vesiroosi kooli matemaatika ja loodusainete sektsiooni juht ning koostöönõukogu liige. Jaanika Voomets, Kabala lasteaia põhikooli matemaatikaõpetaja. Jaanika töötab Kabala lasteaias põhikoolis matemaatikaõpetajana 1991. aasta sügisest. Aastaid on ta töötanud kooli õppealajuhataja ja direktorina. Lisaks matemaatika õpetamisele on Jaanikal sellest sügisest õpetada ka veel füüsika ning loodusõpetus. Jaanika eestvedamisel tegutseb 2014. aastast koolis robootikaring. Õpetajana näitas Jaanika väga pädevat ja loovat lähenemist kevadise distantsõppe ajal. Jõudes kenasti kõigi õpilasteni, Jaanika osaleb ka valla hariduskomisjoni töös, mille kaudu panustab kogu valla hariduselu arengusse. Kaia Saaremets, Kaiu põhikooli kunstiõpetaja. Kaia kasutab kunstiõpetust kui akent maailma uurimiseks ja avastamiseks. Oma avatud meele ja loova ellusuhtumisega on suutnud õpilasi nii-öelda kastist välja mõtlema panna. Tulemus on suurepärane. Õpilaste tööd on väga loomingulised ja huvitavad ning kunstiolümpiaadidel on saavutatud väga palju häid kohti. Õpilased armastavad õpetaja Kaiat. Tema juhendatavas kunstiringis on rohkem huvilisi, kui ruumi tegelikult mahub. Aga ukse taha ei jää keegi. Väga populaarne ettevõtmine on juba 5. suve Käsmus toimunud Kaiu kooli kunstilaager. Kaia initsiatiivil hakkas eelmisest sügisest taas ilmuma kooli leht Tohotaja, mis on ühendavaks lüliks kooli, kogukonna ja valla vahel. Lii Torn, Rapla Vesiroosi kooli haridustehnoloog ja informaatikaõpetaja. Lii alustas õpetaja teed klassiõpetajana Rapla Vesiroosi gümnaasiumis augustis 2013. 2017. aastast töötab ta koolis haridustehnoloogi ning informaatikaõpetajana. Ta toob kooli uuendusi, on koostanud kooli digivaldkonna arengukava, regulaarselt viib läbi koolitusi oma ja naaberkoolide õpetajatele ning valla lasteaedade õpetajatele ja lastele. Õpetaja Lii juhendab 4 erineva vanuserühma robootikaringe, suunab õpilasi Roboteksi võistlustele. Hindamatuks muutus tema panus distantsõppe ajal. Ta nõustas lapsevanemaid, õpilasi, õpetajaid ja oli toeks klassijuhatajatele. Lii on praegu Läänemaa ja Raplamaa progetiigri saadik ning nõustab koole ja lasteaedasid robootika ja IT-õppe süvendamisel. Ainetundides teeb järjepidevat ettevalmistust selleks, et õpilased keerulistes olukordades toime tuleksid ning oleksid digitargad. Pille Pender, Rapla lasteaia kelluke lasteaiaõpetaja. Pille töötab õpetajana juba 41 aastat. Rapla lasteaias kelluke alates 2015. aastast. Pille on töötanud aastate jooksul ka muusikaõpetajana ja erirühma õpetajana Rapla erilasteaias Pääsupesa. Pille on õpetaja, kes on valmis väljakutseteks. Näiteks 56-aastasena astus Tallinna ülikooli ja kool oli ka edukalt lõpetatud.
Laste sotsiaalsete oskuste õpetamine, toimetulek iseenda ja oma tunnetega on Pille rühmas tähtsal kohal. Ta kasutab selleks vaikuse minutite metoodikat, lastejoogat. Pille rühm on kiusamisest vaba rühm. Pille on ka väärt meeskonna liige. Ta on valmis õla alla panema, kus vaja. Laulma, pilli mängima, näitlema, juhtima mängupidu või harima kolleege lahtiste õppetegevuste kaudu. Tiina Lehemets, Rapla Vesiroosi kooli inglise keele õpetaja. Klassijuhataja ja inglise keele õpetaja Tiina Lehemets on Rapla Vesiroosi kooli staažikas õpetaja. Ta on rõõmsameelne ja alati oma õpilaste pöialt hoidmas, neid kiitmas, lohutamas ja kaitsmas. Eriti paistis tema suur empaatiavõime välja just kevadisel distantsõppe perioodil, kui ta järjepidevalt oma klassi lastega ja nende vanematega ühendust pidas ja küsis, et kuidas neil läheb või mida nad vajaksid, et paremini hakkama saada. Õpetajana arvestab ta alati õpilase võimekust, hinnates enam pingutust kui lõpptulemust. Õpetaja Tiina on oma tööle pühendunud ning on hariduselu elavdamiseks kaasa löönud ka erinevates projektides. Aasta õpetaja valimise komisjoni moodustasid vallavalitsuse liikmed ja hariduskomisjoni esimees. Rapla valla 2020. aasta õpetaja laureaadi kuulutab välja vallavanem Meelis Mägi. Mul on suur au välja kuulutada Rapla valla aasta õpetaja 2020. Rapla valla aasta õpetaja on Lii Torn. Palju õnne talle Rapla valla poolt. Lookleval rajal laps kõnnib tillukest teed. Isalt sai sama kaasa, emalt on emakeel. Keeles on tuhandeid sõnu, ütlejal üks ainus suu. Sageli ütelda tahaks hoopiski muud, seda, et hoolige enam sõnatus sosinast silmist, suurte tähtede särast, teispool tumedaid pilvi. Hoopiski muud, seda, et hoolige enam sõnatus sosinast silmist, suurte tähtede särast, teispool tumedaid pilvi. Suurte tähtede särast, teispool tumedaid pilvi. Lugupeetud õpetajad, kallid nominendid, laureaat. Me väga täname teid selle raske töö eest, mis te jätkuvalt teete. Ja täname, et te tulite siia täna saama osa sellest päevast ja meil on suur au ja rõõm seda päeva koos teiega tähistada. Ma olen kindel, et teie amet ja teie tegevused viivad edasi meie kogukonda ja me jätkuvalt
oleme järgmisel aastal siin teiega koos, et seda päeva pidulikult tähistada. Aitäh teile kõigile, ilusat kooliaastat! Ja siis kui spikerdad, siis ta saadetakse koolist välja, nagu tunnist. Kui sa ei ütle, et sa spikerdasid, siis ei saadeta.